Kalev Kollo jutust sain aru, et väga suur osa oli linnaosal selles, et see lasteaed siin Ujula renoveeritud sai. Mis te siis ära tegite selleks, et täna see tore päev on? Tegelikult oli initsiatiiv meie halduskogu esimehe ja volikogu esimehe härra Kallo poolne, aga loomulikult koostöös linnaosaga meil tuli ikkagi pikalt läbi rääkida haridusametiga, et see bassein saaks renoveeritud ja üle 10 aasta lapsed saaksid jällegi siin ujuda. No linnaosas on ju palju asju, mis on vaja teha, on teed vaja korras hoida ja siis on seal terve rida asju, mida inimesed ootavad, mille alusel te otsustate, et just bassein ja just selle lasteaia bassein on tähtis? No oleme ausad, et tegelikult see näitab, et bassein 10 aastat ei tööta ühes linnaosa lasteaias, see on juba märk, et bassein tuleb korda teha, aga loomulikult me jälgime kogu aeg oma heakorda linnaosas, jälgime teede olukorda, aga üks väga oluline roll on meie haridusasutustel ja linnaosa teeb igapäevaselt koostööd siis kõigi meie linnaosa haridusasutustega. Me teame, mis on nende mured, millised on suurimad probleemid, kus koguneb vesi, kus ei tööta drenaaž, kus on vaja remontida tõsisemalt lasteaeda, et meil on selles osas küll igapäevane ja väga hea koostöö kõigi linnaosa lasteaeda. Suur rõõm on sellest, et lapsed saavad juba varakult algõpet ja õpivad ujuma ja mis kaugemas tulevikus tähendab, et meil on neid õnnetusi veekogudel vähem. Ja mul on väga hea meel, et lõpuks 1 3 Õismäe lasteaedadest, kus on omal ajal sisse ehitatud basseinid, nüüd üks neist sai töösse ja järgi ootab veel 2 lasteaeda, see on lasteaed Sinilill ja Meelespea lasteaed. Mina olen väga rahul sellega, et bassein meil avati, kuna tõesti nii nagu Marek Jürgensongi ütleb, et lastel on väga oluline algõppe ujumises ja lapsed rõõbustavad iga kord, kui basseini tuleb. Vanemad on väga rahul sellega, et meil on bassein avatud. Mida täpsemalt tehti? Vahetati välja kõik basseinisüsteemid, ventilatsioonisüsteem, tehti remonti, vaadati üle kõik elektri- ja veesüsteemid, et toimiksid. Ja lisaks soojustati basseini katust ja sellised pisikesed remonttööd, kuna bassein oli tegelikult väga heas seisukorras.